Kes Nurgakivi saadet ikka jälginud on, see teab, et me oleme taas oma silma peal hoidmas järgmisel Retori objektil, mis on Kallaste 3 Tabasalus. Priit on juba mitu saatelõiku siit teinud, nüüd on ka minul võimalus pilk peale visata ja täna räägime hoone konstruktsioonilisest poolest. Me räägime mõne sõnaga selle maja konstruktsioonist. Ma saan aru, et siin ei ole teps mitte lihtsalt konstruktsioonilised lahendused. Asjad teeb pigem keeruliseks see, et arhitektuurselt on siin mitu funktsiooni ühte majja kokku pandud, et miinuskorrusel on siis parkla, esimesel korrusel äripinnad ja siis 2–4 on meil elamukorrused, mis kõik on nagu nii-öelda omaette kandeskeemiga, et maja on alt võrdlemisi tühi ja üleval on siis nii-öelda kandeseinad peal, mis tuleb lasta vundamendini välja. Mis väljakutsed see konstruktorile esitab? Kõige suurem teema ongi see, et kuidas koormused alla saada, et selleks, et seda teha, siis oleme teinud nii-öelda nagu teise vundamendi siis selle monoliittalastiku näol sinna teise korruse, esimese korruse vahele lae alla. Et see on nagu võib-olla see kõige raskem koht. Teine põnev konstruktsiooniline lahendus on see telliskivi fassaad. Absoluutselt. See on selles mõttes on ta nagu väga mõistlik ehituslikult kasutada, et me saame selle nii-öelda üsna kvaliteetselt, me saame toas sees nagu valmis teha, et me ei pea platsi peal lisakulusid tegema tellingutega ja nii-öelda võtma ruumi ja tolmutama siin ja siis teine küsimus on ka kiirus, et kõik see nagu käsitsi siin üles laduda on oluliselt ajamahukam töö, kui seda nagu platsil teha. Praegu on lihtsalt tõstetakse tükid paika ja nii-öelda lõplik fassaadi viimistlus on nagu olemas. No sellise tellisfassaadi paneeli puhul, mis on tehas valmis tehtud, üks küsimustest on kindlasti see, et kuidas see niimoodi nähtamatult kokku liita hiljem? Üldiselt on niimoodi, et konstruktor tahaks vuugid panna nii-öelda postide keskele, et paneelid toetaks nagu postide peale ilusti nurkadega, aga antud juhul on siis arhitektuurne taotlus see, et need vuuke oleks võimalikult minimaalselt näha, siis siin me oleme teinud sellise lahenduse, et paneelil kolmekihilisel siis välis- ja sisekoor on omavahel niimoodi nihkesse aetud, et nad on siuke umbes poolemeetrise nihkega, seal maksimaalselt isegi meetrisega, et me saaks need vuugid nagu arhitektuuris sinna aknanurkadest, et need oleks nagu võimalikult minimaalselt näha, et meil oleks nagu tõetruu tellisfassaad. Kui me räägime sellest elementi ehitusest, siis nullkorrus ehk kelder on üldjuhul hoonetel see, mis ikkagi valatakse monoliitselt ühel või teisel põhjusel. Siin saite te ka selle teha elementidest. Jah, kuna siin on üsna kuiv, ta on siin mäe otsas, geoloogia järgi siin vett puuraukudesse absoluutselt ei tulnudki, siis me otsustasime selle lahenduse kasuks, et me teeme selle keldri ka samamoodi monteeritavatest elementidest. Ta küll kaetakse nii-öelda ehituse käigus SPS-iga üle ja kõigele lisaks tehakse hoone ümber ka drenaaž igaks juhuks, kuna siin pae sisse nii-öelda bassein tekib, siis nagu sadevetega võib sinna mingisugune vesi tekkida, aga selle jaoks ongi siis see nii-öelda drenaažitorustik sinna ümber hoone pandud, et kui peaks juhuslikult sinna mingi vesi kogunema, siis selle saab sealt kaevikustega välja viia. Selline pae sisse ehitamine ilmselt on kardinaalselt erinev sellest, mis näiteks Saku objektil oli, kus siis pehme mulla sisse jõe äärde ehitati. Jaa, ta on selles mõttes oluliselt lihtsam, ta on Eesti nii-öelda kõige parem pinnas, et vundamendi saab teha minimaalse mõõduga ja siin oligi vist vundamendi talgniku laius oli 400 mm, et võrreldes siis Sakuga, kus meil oli terve hoone all plaatvundament. No minule meeldib see, et kui Retori mingisugust asja teeb, siis ta ei tee välimuses ja kvaliteedis järeleandmisi. Kui vaja, tuleb lihtsalt asi lahendada natuke keerukama konstruktsiooniga.